ma jagan teiega pärast need slaidid ka, et siis te saate neid oma käega kodus proovida. Hankepakkumises me lubasime siis ka piloteerida neid materjale. Kuigi tundus, et algselt ministeeriumil oli selline nägemus, et me hakkame paralleelselt arendama neid materjale ja kohe pilootima septembrist 2017, siis me leidsime, et me ei suuda sellist asja teha. Me niigi autoritel, kes meil siin üle 100 õpetaja palgatud oli neid materjale tegema, me rikkusime 2 suvepuhkust ära. Et nad kõik rügasid pale higis tööd teha eelmise suve ja siis ka üle-eelmise suve. Ja siis me pakkusime sellise lahenduse, et me piloteerime ainult aprill, mai ja siis juuni algus 30 koolis neid materjale. Siis nende teemade kohta, mida koolid siis õpetavad Ungariaadel. Need teemad, mida üldjuhul õpetavad koolid septembris või detsembris, et neid me siis ei piloteeri. Aga põhimõtteliselt, kuna kõik ained said piloteeritud ja autorid on samad, et siis põhimõtteliselt võib öelda, et see tagasiside, mis me saime seal aprillis-mais piloteerida, see ilmselt laienes siis kõigile materjalidele. Piloteerimise eesmärgiks oli loomulikult koguda õpetajate sellist üldist tagasisidet, aga meid huvitas ka konkreetsemalt nüüd selle digiõppevara omaksvõtu potentsiaal tulevikus, et kas õpetajad ja õpilased kujutavad ette, et nad võiksid seda materjali hakata igapäevaselt tulevikus kasutama. Ja me tegime siis nendele päris mitu erineva metoodikaga küsimustikku. Lisaks sellele palusime kõikidel piloteerivatel õpetajatel iga nädal pidada siis sellist piloteerimise päevikut vabas vormis. Nad kirjutasid selle, sel nädalal piloteerisin nendes klassides neid materjale ja selline üldmulje. See asi meeldis, too ei meeldinud ja nii edasi. Ja siis lisaks sellele siis siin on näha ka need koolid, kes piloteerisid nendes erinevates valdkondades. Ja iga piloteerija siis alguses osales meil e-koolijuhti koolitusel, kus me õpetasime neid kogumikke tegema, sest selleks hetkeks me ei olnud jõudnud oma kogumikke valmis veel. Nii et me palusime nendel piloteerijatel õpetajatel ise koostada kogumikud nendest materjalidest, mis kenasti Drupalis juba olemas oli. See tähendab, mõte oli ka selles, et erinevad õpetajad õpetavad erinevaid asju aprillis, et ei õpetaja kõik koolid täpselt samamoodi. Ja siis seetõttu oli mõistlikum see, et õpetaja ise tegi need kogumikud, mida ta piloteeris. Ja need samad tellid, show'd ja askid ja do'd, nii edasi, pärast te võite luubiga siit vaadata, kui ma saadan teile need slaidid siin, neid vastuste jagunemist, siis just omaksvõtu skaalal. Lisaks siis me salvestasime iga hiireklõpsu, iga selle materjaliga, mida õpilased tegid. Aga kuna me ei teadnud, kes need õpilased on, siis see oli kõik täiesti anonüümne. Ühest küljest on see teadlasel väga hea, siis me ei pidanud hakkama nagu tohutult vaeva nägema mingisuguse privaatsuse kaitsega. Teisest küljest me ei suutnud kokku viia õpetajaid ja õpilasi. Me saime küll teha niimoodi, et me valisime ajafiltriga välja, et kell 9.00 kuni 9.45 seda vektorite objekti katsetasid ja need õpilased, aga õpilase nime asemel oli mingisugune 20-kohaline kood lihtsalt. Aga me saime selle koodi alusel teada, et see õpilane, kes tollele küsimusele vastas nii, järgmisele küsimusele vastas naa. Lisaks sellele me viisime läbi ka tunnivaatluse iga õpetajaga vähemasti korra. Selle jaoks on meil oma äpp tehtud, tunnivaatluse äpp, mis siis rikastab seda hiireklõpsudest saadavat digitaalse jalajälje infot. Ja neid me oleme seni suutnud vaid põgusalt analüüsida. Ja siin on siis õpetajate järelküsitlusest siis laekunud vabavastusega materjalid. Õpetajatele ei meeldinud liigse tekstiga materjal, meeldisid need, kus oli rohkem illustreerivad, ehk siis seda show-tüüpi materjali ja need praktilised asjad meeldisid mängulised ülesanded. Lümptekstidega tuli nii ja naa vastuseid, osadele meeldisid, osadele ei meeldinud. Et seal lümptekstidega on see, et sa pead täpselt nagu pihta saama,
täht-tähelt see õige selle vastuse vormi. Nii et sellega oli jah, osadel nagu natukene frustratsiooni tekkinud. Õpilastele meeldisid igasugused sellised lohistamise ülesanded ja nagu, kus oli rohkem interaktiivsust. Nii, piloteerimise lõpul me siis analüüsisime kõiki neid andmeid, mis me seal kogusime ja tegime siis ettepanekuid, et kuidas võiks e-koolikotis siis kogumiku jagamise ja materjali leitavus paraneda, sest et selles tollases versioonis, mis oli aprillikuus saadaval e-koolikotist, see on vahepeal edasi arenenud ju kogu aeg, oli selle kogumiku jagamine õpilastega, no ütleme niimoodi, et mitte väga triviaalne, et seal vaikimisi, kui sa lähed selle jagamise ikooni peale, siis tulevad sul Facebookiga, LinkedIniga ja ma ei tea, selliste sotsiaalmeedia platvormide jagamine, enamik õpetajad neid ei kasuta, vähemasti mitte oma tunnis, eks ole, õpilastega materjali jagamiseks. Nii et õpetajad siis võtsid selle lingi, selle õppematerjali või kogumiku lingi sealt e-koolikotist ja siis meie ei olnud neid selles suhtes üldse õpetanud, et mida te sellega tegema peaksite. Me jälgisime põnevusega, et mis nüüd juhtub. Me oletsime, et õpetajad mõned jagavad äkki QR-koodiga, no mitte üks ei jaganud. Kõige rohkem pandi seda linki e-kooli või stuudiumisse, kust õpilased selle kätte said. Osadel õpetajatel oli mingi veebileht, mingi blogi moodi asi, et kust nad said õpilastel seda jagada. Kõige hullem variant oli üks kool, kus õpetaja nagu suuliselt dikteeris veebilingi ja see raiskas ikka mingi 7-8 minutit tunni aega. Ja osad õpilased ei saanudki seda pihta ja siis tüdisid ära ja läksid mängima midagi arvutada. Nii et me siis nagu vihjasime, et võiks tulla sinna see QR-kood, siis see nüüd on ta kenasti olemas, nii et iga kogumiku saab jagada QR-koodiga, mis on väga mõnus siis, kui te klassis samaaegselt kasutate seda. Siis meie ise autoritega saime sealt nii palju tagasisidet, et me peaksime neid kogumiku struktuure teatud viisil ühtlustama ja väiksemateks tükkideks jagama, seepärast alguses me panime liiga palju neid materjale ühe kogumiku sisse ja eriti matemaatikas siis selgus, et ta jääb lihtsalt liiga aeglaseks kasutaja enda arvuti nagu vähese võimekuse tõttu. Siis saime ideid selleks, et kuidas nagu pookida erinevaid asju sinna e-koolikotti mingid lisamaterjale. Me alguses mõtlesime natukene üle ja tahtsime liiga keeruliselt seda teha. Selleks hetkest siis me andsime alla, et näiteks mõistekaarte me ei pannud mitte oma serverit sinna sisse, vaid kasutasime Siemens Cloudi ja siis samamoodi olid need TAO platvormil tehtud siis need kontrolltööd, mida on siis iga 35 tunni kursuse kohta seal lõpus on siis Intelise kontrolltöö ülesanded meil koostatud. Hetkel neid saab jooksutada TAOs, aga põhimõtteliselt me siis selle piloodi tulemusena siis saime aru, et me peame tegema sükse variandi ka, et õpetaja saab seda näiteks oma muudisse panna. Et praegu peaks olema siis võimalik